sa oled 5 lähima inimese summa enda ümber. Raske on öelda, kust see ütlus tegelikult pärineb päriselt. Kõige enam omistatakse seda Jim Rohnile, aga ka Jack Canfieldile ja Tim Ferrisele, isegi Aristotelesele ja Konfutsiusele. Aga vaatamata sellele, kust see pärit on, sellel tegelikult teaduspõhi ka all või seda saab selgitada ka tõestatud moel, just sotsiaalpsühholoogia abil. Et me oleme mõjutatud teistest inimestest, kes on meie ümber, eriti siis nendest, kellega me kõige rohkem aega koos veedame. Me võtame üle teiste inimeste käitumismalle, väärtushinnanguid isegi, harjumusi, isegi seda on uuritud, kuidas näiteks partneri kaalutõus võib panna ka teise partneri kaalus juurde võtma. Ja päris huvitav fakt on see, et näiteks just see kaalutõusu puhul on uuritud, et see võib ulatuda kuni 3 sõpruskonna kaugusele. Mis on nagu päris huvitav info. Aga miks ma sellest räägin on, et oma life coachingus ma näen oma klientide puhul seda samuti, kui suur osa tegelikult suhetel on meie elus, kui suur roll. Loomulikult on, aga lihtsalt, et seda nagu praegu välja tuua rohkem võib-olla, siis ma jagan seda. Inimesed pöörduvad maailmas, see on kogu maailma statistika, igasugustes terapeutide poole, coachingus, psühholoogide poole, peamiselt 3 teemaga, mis on suhted, tervis, raha või raha ja töö, saavutus, võimekus. Ja see tõesti ongi nii, et suhted mõjutavad otseselt, kuidas meie tervis on elus, meie saavutusvõimekus, see suhted on nagu võtmemängija, kuivõrd me oleme sotsiaalsed olendid. Et minu meelest, kui me elame oma enda väärtushinnangute järgi, mis on tõeliselt meie enda omad, siis meil lihtsalt elus kõik hästi sujub. Me oleme autentsed meie ise. Ja miski ei kripelda meie sees, miski ei tekita meis mingisuguseid raskeid emotsioone. Aga kui me hakkame oma väärtushinnangutest eemalduma, hakkame elama siis kas teiste inimeste väärtushinnangute järgi või kuidagi me enam ei ole iseendaga kontaktis nii hästi, siis mina ütlen selle kohta, et intuitsioon räägib meiega. See lihtsalt annab märku ebamugavusena, emotsionaalse ebamugavusena, mingil hetkel ka võib-olla füüsilises kehas ebamugavustundena. Aga et sellest nagu rohkem paremini aru saada, võib-olla olekski hea alustada lihtsalt iseendast ikka, iseenda väärtushinnangutest arusaamisega. Siis me ka näeme, kus me ei ole joondunud. Kui sulle tundub, et sa võib-olla ei oska ise neid väärtushinnanguid nüüd ritta panna ja analüüsida enda jaoks läbi mõelda, siis ma tegin sellise väikse raamatukese, mille abil on võimalik iseenda sisse vaadata natukene, uuesti tuttavaks saada enda väärtustega. Et kui sa selle video alla, postituse alla kirjutad sõna väärtused, siis ma saadan sulle selle raamatu. Saad natuke võib-olla mõtiskleda, et kus sa oled endast kaugenenud ja kuidas tagasi tulla.